Hei, Raama siin tagasi. Nuuskasime nina puhtaks, pühkisime silmad kuivaks. Lisasime natukene pehmet määret. Ja võtsime paar lonksu vett. Võtame nüüd ette selle kollektiivi energia ja loeme selle ära. Vaatame, mida inglid tahavad meile öelda ja tähed. Nii. Nii, kes meil täna tulid? Täna tulid meil need kaardid ja täitsa meie vanad truud sõbrad. Meil on täna koloraaž, väga selline sinine, kuldne, lilla, kuldne kaartidest. Siin on meil lillad ja siin on meil sinised. Ja meie kena lauasamet on ju vahepealne siukene lillakas öösinine taevas. Nii, mis on meie kollektiivi energia seis siin ja praegu? Hakkame aga algusest peale. Kordab seda kaarti, mis oli eelmine kord. Kas sa mäletad seda? The Lovers! See energia, see tasakaalu loomine. Ja see on kaksikud. Luna lõi kaksikutes. Kõik see jutt, mis me rääkisime õhumärgist enne. See energia on siin ja praegu. Kas tõesti? Nii, mis toimub illusiooni maailmas? Anna meile see kaart. Mis toimib? Surm. Nii, liiga palju kukub meile siia. Surm oli see, mida me nägime. Ja Chariot piilus siit alt. Kiire häving toimub illusiooni maailmas. Mis toimub meie reaalsuses üleminekul? Karikate 10. Loome seda kõige võimsamat ja ilusamat homset. Millised on need hirmud? Müntide rüütel pea peal ikka need majanduslikud hirmud. Lase lahti. Nii. Kuidas me saame nendest hirmudest vabaks? 11 toetades. Karikate 6, see emotsionaalne tugi, kus me oleme, see kogukondade kogunemise aeg, see 11 toetamise aeg. Sa tead, et sa ei ole kunagi üksi. Nii, mida sa saad usaldada? See kuu õiglust. Usalda. Universum teab täpselt. Edasi, mis aitab meil terveneda? Saatuse ratas, mis on pööramas, ehk siis see muutustega kohanemine, kõik see, mis esimeses saates oli, mida kuu ja kassid meile, milliseid õpetusi nad jagasid meile. Millest tuleb loobuda? Sellest suurte valikute. Siin flippisid tõde. Karikate 7. Esimene signaal oli see, et loobuda tuleb tarbimisühiskonnast. Sa seisad seal kogu aeg lõputute valikute ees, eks ju. See on see
mis oli see unistuse ja visualiseerimise vahe. Unistamisest tuleb loobuda. Usaldada seda, et su saatuse ratas on pöördumas läbi õigluse. Sest see on see, kuhu me ennast loome, eks ju. Mida hetkel luua, millele pöörata oma visioonide tähelepanu. See peensõna, leierdatud sõna, manifesteerimine. Ma tahan teada, mis need siia tulid. Uus teekond, uued reeglid, tähistamine ja õnnelikud. Seda me siis manifesteerime. Vastuseis tuleb lõpetada, et saaks luua uue alguse, uute reeglitega, luues oma unistuste kodusid, elusid ja tähistada seda elu. Nii, siia manifesteerimise ehk uue visiooni ja kõige selle loomise juurde lendas meil siis korraga 5 kaarti. 5 on muutused. Loo neid muutusi, ole valmis neid vastu võtma. See oli jälle esimese saate kiisude soovitused, nüüd tulevad siia see energiapildi juurde jällegi. Vau. Ja mis toob meisse rahu? Mis toob meisse rahu? Aja maha võtmine. Müntide 7. Aja maha võtmine toob seesama tegevus ikka. Näed sa, see energiapilt ütleb meile konkreetselt, kui sa ei ole vaadanud ära esimest osa või peale selle lugemise, tahad vaadata uuesti, sest seal on sulle need kindlad soovitused, mis sind aitavad neid tegevusi teha, mida see energia väljendab praegu. Nii, kas seesama kaardid annavad meile ka päikese, kuu ja maailma? Ja selgitavad uued algused. Külluslikud uued algused toob meile päike. Mida ütleb meile kuu? Sul on kõik oskused olemas oma tõe eest seismisel. Ära karda oma tõe eest seista ja usalda oma tööriistakasti, mis sul on nende muutustega kaasa minemiseks olemas. Eks ju, kui sa loobud sellest vanast mängust, sa endiselt oled hirmul selle majandusliku muutuse osas. Aga siin on kõik sõnumid selles osas, et sul ei ole vaja olla. Ja maailm nii jumalik paar lendas meile siia praegu lauale. Kuninganna kõrvale istus kohe kuningas, näed sa, nad on kõrvuti õiget pidi täiesti. Ta hüppas siia kõrvale niimoodi selle pakkumiste kaardi peale. Tunneta, mida see sulle ütleb, aga see on kõik meie ühiste tõdede tunnistamine ja uued algused, visioonid. Vaatan kohe, mis siin veel on. Ja siin on tunded. Ja siin on teine paar, emotsioonide valitsejate paar. Ja siin on võidupärg ja need visioonid. Ehk siis armas, need sünkroonsused, mis meil jälle siin lauale on toodud, eks ju. See tulem, siin on tões ja avatud südamega suhted.
mis viivad meid võidukalt edasi. Illusioon on kiires surma liikumises. Keskendu vastuseisust loobumisele, uue alguse vastuvõtmisele, lubamisele, uue ülesehitamiseks, nende uute võimaluste lubamisele endast väljenduda läbi rõõmu. Nii, kes meil tahab siia tulla ja veel täiendada? Hingetaru tahtis päikese ja kuu peale lisada. King of Feathers, see on meil seesama mõõkade kuningas, siin on ta lõvi, kes on meil prillidega on üks igavene jama. Esindamas siis praegu seda loogikat ja õiglust. Õiglus oli meil see, mida me saame usaldada. Ja päike, lõvi on päike. Päike toob meile külluse. Usalda õiglust. Mida tahab öelda kuu? Järgmine kuningas. Need samad kuningad, kes on meil juba laual. Kuu juurde juba tuli karikate kuningas, mõõkade kuninga, jälle näed, harjumus on nii suur. Ja tuleb siia uuesti karpide ehk karikate kuningas, see harmoonia, see integrity. See merihobu. See emotsioonide valitsemine, millest me oleme rääkinud ja mida praegu sulle kassid ütlesid, et kui nad tahavad sind takistada, lükka nad eemale ja tule neutraalsusesse. Merihobu sümboliseerib eluaegset partnerlust, koos edasi liikumist. Kui siin on meil praegu, eks ju, kuu enda käes on praegu üks jumalik paar, kes on suunatud koos edasi liikuma harmoonias. See puudutab ka sinu sisemist naispoolt, meespoolt, eks ju, selle tasakaalu viimist, hoidmist. Kõik see jutt, mida me rääkisime, toetab seda. See tasakaal, mida hoia endast, Luna kordab, hoia endast tasakaalu. Tasakaalu selle hingetöö ja praktilise elu vahel. Jäta endale ruumi igasse päeva. Võta neid hetki. Mida tahab öelda lisaks siia maailm kogu oma võidupärgade jutule? Need väljakutsed, millega me silmitsi seisma oleme suunatud, mis meid arendavad ja kasvatavad, eks ju, need teevad meid tugevamaks. See on see tõrude ehk sauade viis. Need treeningud on läbitud.
selleks, et võidukalt edasi liikuda. Ja selleks on vaja sul luua need visioonid, on ju. Siin olid need visioonikaardid. Usalda seda muutumist, mis ei sõltu sinust. Ole avatud sellele, et sa oled võimeline kerguses edasi liikuma, kui sa võtad muutused tänulikkusega vastu. Ükskõik milles, ära mine kohe hirmu valitsuse kätte jälle. Aga mis siis saab, kui? Aga mis siis saab, kui? Aga mis siis saab, kui? Tuleta endale meelde jällegi seda lapselikku ootusärevust, üllatusmomendi. Seda, kui päkapikkudele panid sussi akna peale ja hommikul tahtsid näha, mis seal on. Sa ju ei teadnud. Sa ei tea praegu ka, mis ja kuidas võib muutuda sinu elus. Aga ole valmis selleks, et midagi imelist on sinu jaoks sündimas. Luba sellel imel enda juurde tulla. Sest ta tuleb. Ta on teel. Mida tahavad öelda meile inglid? Siin ja praegu. Sinu ettevõtlikkus. See on seotud sinu vägede ja annete avaldumisega, see, et sa lubaksid neil väljenduda enda seest, sest siis hakkab see kõik sind ja sinu edasist eluteed toetama. Kui sa saavutad sõltumatuse, kui sa jälgid oma intuitsiooni ja jumalikku juhatust, sinu ümber on sinu tiimikaaslased, need, keda me kutsume ingliteks. Need koostööpartnerid seal üleval planeetidena. Nad kõik on lojaalsed meie suhtes. Ja nad teevad kõik selleks, et edu tagaks sinu ettevõtmisi. Usalda. Väga ilus ja tähtis sõnum. Inglitelt veel ja nii. Märka märke. Rääkisime eelmine kord vikerkaartest, eks ju, olid konkreetsed sõnumid. Siin on meil ka jällegi see vikerkaar väljas, näed sa. Aga märka märke, sulle jäetakse neid. Erinevad märgid, mis on taeva poolt saadetud, just nimelt nende tiimikaaslaste, nende inglite poolt. Nad viskavad sulle tee peale erinevaid sõnumeid. On need suled, on need mündid, need samad sünkroonsused numbritena, need on ju nende sõnumid, eks ju. Need on kõik antud sulle tee peale selleks, et sulle meelde tuletada, et sa oled alati armastatud, sa oled hoitud ja sa ei ole mitte kunagi üksi. Nii, on teil kolmas sõnum ka meile anda? Oi! Mis on inglite kolmas sõnum? Ahah. Näe ainult armastust. Teadvusta, et armastus on armastus, on armastus, on armastus, on energia, on armastus. Sina oled armastus. Vaata läbi kõikvõimalike errorite, vigade, mittemõistmiste, arusaamatuste
ja näe neis kõigis ainult armastuse energia väljendust. Nii igas olendis, kaasa arvatud iseendas, kui nende tegudes. See on see neutraalne meistripilk, eks ju. Otsusta resoluutselt oma tähelepanu juhtida armastusele, mida sisaldab iga järgnev situatsioon, mis toob sinuni tervendust, uskumatutel viisidel. Kui sa jõuad neutraalsusesse, oled sa juba väga tugevalt tervendav, nii iseenda kui teiste jaoks. Näe kõiges armastust. See on energia, mis voolab sinust läbi ja meie ümber ja meie sees. Ja teod kannavad lihtsalt iga olendi poolt veel kogemata kogemusi, mida ütlevad meile tähed. Viskasid siin meile kohe 2 kaarti, annate meile 3. ka kohe või? See oma teele astumine, see uue tee loomine, kus kõik on võimalik. Kordamine on tarkuse ema. Ema kordab. Loo oma visioon, sinu valgus särab heledalt. Näed sa, see visioon on siin mulli sees, see, mida sa ei ole veel näinud. Usu, et su valgus juhatab selleni. Ja see on see uue tee alustaja sinus. Meil ei tulnud 3 jälle, vaid kokku 6, sellepärast et meil on vaja selgelt veel korrata, et me oleme ülestõusu teekonnal ja see nõuab ainult edasi liikumist, mitte paigal olemist, mitte tagasi liikumist. See on mägedesse minek. See on endale üksi olemise koha leidmine. Sõna otseses mõttes Raama juhatati mägedesse üksi olema seal kloostris, sest see shelter, see on üksi olemise koht. Selleks, et sulle praegu öelda, kui vajalik see üksi olemine sulle on siin ja praegu. Luna ütleb, kassid kinnitavad, annavad soovitusi, kuidas sa saad ennast aidata. Kõik vastused on sinu sees ja nad tulevad välja vaikuses, kirjutades. Siin on see alkeemiku päevaraamat avatuna, kuhu ta teeb oma sissekandeid. Ja kordame siis seda tähtsust voolamises olla ja hoida. Kui sa oled kõige võimalikkusele avatud, siis sa ka kerguses voolad. Sa võtad vastu, lähed läbi. Sa võtad vastu, lähed läbi. Nii, kellel veel millega tegeleda? Jah, inglite teine sõnum oli see, et protected, aitäh. Nad ütlevad, et kaitstud oleme. Hoitud ja kaitstud. See oli millegi pärast siin sees tagurpidi, pidi tulema meile sõnumiks. Nii, ja mis on veel meid toetavad tegevused, suunad?
mis meid toetavad selles uues alguses, millele rohkem tähelepanu pöörata. Usaldusele. Usalda oma tundeid, oma unenägusid, mis juhatavad sind sinu uue tee algusesse. Need samad küsimused, mida kassid sulle esimeses saates jagasid. Usalda. Nii on. Kõigutamatu enesekindluse ja vaatame, mis on meie kõrgema mina teemad täna selle uue kuu alguses, selle uue elu alguses. Mida ja millega, kuidas, mis meil on vaja teada, mida küsida, mis meid toetab, seda kõigutamatut enesekindlust nii palju, liiga palju. No ei ole, tuli ka 6, ma ei võta vähemaks. Vaatame nendele 6 otsa. Kaart number 21, see suur ärkamine. Astu oma tões ja seisa kindlalt oma valguses. Kuidas ma saan ennast veel rohkem usaldada? See duaalses maailmas üheks saamine, see Jumala kajastus, see 3 ainsusesse jõudmine. 16, kokku 7. See kõik, mida sa ette võtad praegu, need visioonid, mida me loome. Siin on Midas touch, see on kõik, mida puutud, muutub kullaks. Ehk siis see vägi ja võimendus on niivõrd tugev. Kõik töötab meie heaks. Märka seda küllust enda ümber detailides. Vaata, kui kirev kaart, kui palju on siia pandud sisse kogu vikerkaar. Märka seda, jälle see vikerkaar. Nii. Mu esimene silm hakkas sügelema. Nii, kaart number 14, kokku 5. Siin on meil üks ilus leopard. Andestus. Andesta iseendale ja vabasta ennast. Pane kirja omale see lause, luba vastustel tulla. Mida mul on vaja endale veel andestada? (19) ehk 1. Uus ring. Järgmine tase. Kõrvalda kõik takistused. Ära jaga oma valgust sinna, kuhu seda pole vaja. Ehk ära raiska ennast nende asjade peale, mis ei puuduta sind. Küsimus kõrgemale minale. Kuidas ma saan taastada oma jõu? Näed sa?
ära raiska ennast sinna, mis sind edasi ei teeni. Ära jaga oma valgust, mida sul on oma edasiliikumiseks vaja. 13. Meie vundamenti puudutav informatsioon. Hinga. Sest et see hetk, kus me oleme, loeb kõige rohkem. On ainult see hetk siin ja praegu. Ei ole seda, mis on läinud ja ei ole seda, mis tuleb. On see, mis on siin. Hinga. See on su vundament. Kuidas ma saan hoida oma tähelepanu hetkes ja olla tänulikkuses, et kõik on hästi. Ja viimane sõnum on järgmine number 4. Vundament vundamendis. Sellepärast, et sa oled siin, et rõõmu tunda ja rõõmu jagada. Milliseid võite, neid väikeseid võite saad sa tähistada igas hetkes, siin ja praegu. Hinga ja leia see, mida tähistada. See on see, mis aitab sul kerguses muutumistesse. See oli see, mida me teeme igal hommikul, kui me loome oma ülejäänud elu. Ehk iga hommik on meie ülejäänud elu esimene päev. Selline kokkuvõte siia energiapilti. Imelised sünkroonsused jälle, imelised sõnumid, väga positiivne. Meie oleme rahul. Kuidas sina tunned? Lähme edasi. Aina paremini, aina võimsamalt, aina ilusamalt, aina tervemana, aina külluslikumalt. Kui sa ei oska küllust leida, vaata, kui palju on võililli. Küllus valitseb meie ümber. Tähista seda ja ta võimendub. Järgmise korrani, armas. Namaste.